investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Sõrs kuuleb. Tere, head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Minu nimi on Tarmo Tanias. Täna on juba 2. veebruar ja üllatus, täna ei olegi minu vastas Meelis on hetkel puhkusel, aga ega siis loodus tühja kohta ei salli ja minu vastas hea kolleeg ja sõber Martin Korjus. Tere, Martin! Tere, Tarmo, tere kuulajad! Rõõm jälle siin tagasi olla. Kuidas sulle, Martin, tundub, et aasta esimene kuu on kuidagi märkamatult läbi saanud? On küll. Ma ütleks, et aeg läheb nii kiiresti, kui toimub väga palju ja tõesti toimub väga palju, et neid uudiseid geopoliitikast, turgudelt, neid tuleb nii palju peale, et kui vähegi kuhugi sisse vaatad, siis tööd tees lähebki aeg kiirelt. Jaa, et muidugi müra on, vähemalt mulle tundub, et müra on nagu väga palju finantsturgudel ja kui me saate lõpus jõuame ka kuulajate küsimusteni, siis võib-olla eelmise nädala märksõna oli ka selline võib-olla kerge hirm isegi kohati, müraga seotud asjad ja ütleme, kui siis sellises keskkonnas nagu ütleme inimesed, kes siis iga päev võib-olla ei jälgi turge, püüaksid siis nagu mõelda, et huvitav, kuidas need turud siis nagu käitusid aasta esimesel kuul. Kuidas sulle, Martin, tunne on, et kas sa pigem oleks võib-olla ettevaatlikum seisukohal, et need numbrid ei saaks nagu head olla? Ma pigem vaataks küll, jah, et sihukest volatiivsust on kindlasti väga palju olnud, sest me teame neid põhjapanevaid uudiseid ja igasuguseid ähvardusi ja samas ka tegusi on päris palju siin taustaks olnud, mis seda turgu kõigutavad. Et kui ma nüüd kuulajad, kes iga päev ei jälgi neid numbreid, aga kindlasti kellel nagu ka huvitav teada saada, et kuidas siis aasta esimene kuu on nagu lõppenud, siis ütleks niimoodi, et kui me nüüd eelmises aastasse korda nagu meenutame, siis selline Euroopa investorite jaoks selline suur pahategija oli dollar, mille kurss kukkus päris palju, siis aasta esimesel kuul, ütleme euro ja dollari liikumine jäi alla protsendi, väga suur liikumine ei olnud, aga sellest hoolimata, kui ma nüüd vaatan neid numbrid ja ütleme eelmine aasta siis eurodes mõõdetuna USA oli ju tegelikult suhteliselt kasin, et ühekohased tootluse numbrid eurodes ja kui ma vaatan jaanuarit, siis SP500 kergelt plussis 0,3% eurodes ja Nasdaq miinus 0,2%. Miks oluline on, et kes on nagu tükk aega jälginud finantsturge, see kehtib eriti Ameerika turu puhul, et jaanuari tulemus põhimõtteliselt 90% tõenäosusega näitab ära enam-vähem, mis on kogu aasta tulemus, et ma ei tea, kui me Meelisega tegime sellist aasta nagu ettevaatavat saadet, siis mina olin suhteliselt pessimistlik, Meelis oli päris positiivne, kuna ta oli kasutada sellist palju ajaloolist infot ja selle põhjal tõesti raske Meelisega ka vastu vaielda, see oli nagu oodatav tootlus pigem võiks 14% juurde jääda, aga kui ma nüüd need esimese kuu numbrid vaatan, siis ja mina prognoosin -10 vist dollarites ja eurodes -20 on ju, siis ega, ma ei tea, kuidas sulle, Martin, tundub, et ega mul võib ka võiduvõimunus olla. See läheb siin täitsa pooleks, jah, ma isegi ei oska hinnata, kuidas see asi nagu minna võiks. Dollarites me näeme, et seda tõusu nagu ikkagi võiks olla, et siin on ju tulemas suuri muutusi mais on ja millest me varsti räägime ja kõik siuksed asjad, mis võiksid taganttuul olla, aga see Trumpi ettearvamatu käitumine on ilmselge vastutuul, on ja. Siis kes oli möödunud aasta vaieldamatu staar, oli Euroopa aktsiaturg ja eriti Hispaania, Itaalia, kui ma õigesti mäletan, Hispaania tõusis seal üle 50% ja Itaalia ka 35 kanti, et kui ma nüüd vaatan nagu aasta algust, Hispaania jätkab tugevalt, 3,6% esimese kuuga, jätkuvalt väga hea, Itaalia 0,7, et Itaalia pool siis on natuke nagu tagasi andnud, ja mille üle mul on nagu väga hea meel, minu selline prognoos on siin juba pikemat aega olnud ja tegelikult ka Meelis ju prognoosis selleks aastaks Skandinaavias pigem nagu head aastat ja Meelis vist pakkus, et Soome võiks olla Skandinaavias kõige parem aktsiaturg sellel aastal 1,2%, Soome kallines jaanuaris,
mina pakkusin Rootsi, minu start on väga hea olnud, 7,7%, et osaliselt on tulnud ka see Rootsi krooni tugevnemisest, aga veel parem oli Norra, et kes on siin tükk aega nagu surve all olnud, 8,2%, ka Norra kroon on tugevnema hakanud, ehk ühesõnaga see Skandinaavia tees, ütleme, ma ka klientide portides siin viimased muudatused on pigem nagu USA-d vähendada ja Skandinaaviat juurde, et selles mõttes see sobib nagu, ütleme, muusika minu kõrvadele natukene ja meie klientidele ka siis on ju. Aga mida ma siis võib-olla alahindasin möödunud aastal just sellepärast, et need Kesk-Ida-Euroopa turud olid nii palju tõusnud, et kes vaatab nüüd Tšehhit, Poolat või Ungarit, et kui suured need tõusud olid, siis usud sa mind, et kui ma ütlen, et Ungari aktsiaturg tõusis nüüd ainult jaanuarikuuga 14,7% eurodes. Tundub täitsa ulme. Mina alguses vaatasin, et on trükiviga, et ei saa olla, aga siis, kui ma võtsin nagu graafikud ette, siis ei olnud trükiviga, et alates pankadest kuni telekomideni ja siis loomulikult ma hakkasin natukene iga päeva nüüd Ungari turgu nii põhjalikult ei vaata, aga kui natuke Ungari uudiseid lugeda, siis pigem on see need poliitilised teemad, et kuna need tõenäosused täna on nagu päris kõrged, ma ei tea, kas sina mäletad, kui kaua Viktor Orban seal juht on olnud? Päris kaua on ju. On ikka päris kaua. Päris kaua on ju. Et nüüd on nüüd üle pika aja nagu selline lootus tekkinud, et ta kaotab nüüd valimistel ja see siis teatavasti nagu finantsturud liiguvad nagu ettepoole ja see on siis seda positiivsust siin kuvanud on ju. Mis veel eelmine aasta oli selline märksõna, et ütleme tolle nõrkus, Ameerika siis natuke nagu nõrgem käitumine, aga arenevad turud olid sellised staarid tegelikult eelmine aasta ja kui nüüd seda aastat vaadata, siis algust on ju, Lõuna-Korea, kes oli väga tugev juba detsembris, aga põhimõtteliselt nüüd, mis ma pidin ka üle kontrollima, et Lõuna-Korea tõusis 19,6% jaanuarikuuga, et ikkagi metsik liikumine ja ütleme jaanuarist ka Ameerikas, kui me vaatame sellist, et ütleme erinevate kiipide, eeskätt mälukiipide tootjate aktsiad on väga palju tõusnud, kuna nõudlus on nii suur, et jõuta nagu toota ja defitsiit on ja defitsiidi tingimustes sa saad ju marginaali ka tõsta, siis ega kui me mõtleme Lõuna-Korea peale, esimese tuleb ju Samsung meelde on ju, see on nagu tegijad veel, aga näiteks Samsungi kiibiüksuse kasum põhimõtteliselt 5-kordistus. Ütleme, see näitab, mis siis nagu toimub, on ju, et ka Aasia poole pealt, et ülikõva algus Lõuna-Korealt, Brasiilia on väga hea algus olnud 15% aasta algusest, ühelt poolt me pärast saame nagu rääkida toorainetest ka ja metallidest, et väga põnev nädal on olnud, aga nafta ainult ka nüüd tugevnes, et see siis ka Brasiiliat toetas, aga mulle tundub, et järjest enam on see nagu poliitiline mõõde ikkagi mängus, et peale seda, kui Argentiinas Milei sai tagasi valitud, siis sellised nagu võib-olla parempoolsed majanduspoliitilised tuuled on ka Brasiilias nagu toimumas on ja see investoritele meeldib. Aga ma saan aru, et Martin, sina vist käisid hiljuti Türgis, on mu andmed õiged? Jaa, me vaatasime, et Türgil on ka ikkagi päris hea tõus. 20% kuuga. 20% ühe kuuga, jah. Ja see on eurodes, muidu me mõtleme niimoodi, et liir kukub kogu aeg, aga see on eurodes. Ja, et see Türgi elu on ikkagi seal Erdogani all päris siuke põnev olnud. Kas sa tarbisid nii palju, et toetasid Türgi majandust? Ma nii palju ei tarbinud, kindlasti ma nii palju ei tarbinud, et ma olin rohkem seal D-vitamiini tarbimas, mis oli täitsa tasuta seekord. Aga just tuletasin meelde, et kui ma eelmine aasta käisin, siis 2021 aastal käisin ma ka Türgis ja juhtus nii, et 220 liiri jäi alles ja siis enne eelmise aasta nii-öelda lennuki sõitu vaatasin üle, et palju siis selle 220 liiri väärtus on. Ja euro suhtes oli ta 4 korda väiksem ja see oli ainult 4 aastaga. Ja kogu siis 2017 aastast alates, peaaegu 10 aastat, kui vaadata euro-liiri suhet, siis see on 10 korda lihtsalt muutunud siin, et liiri väärtus on 10 korda väiksemaks läinud. Täiesti uskumatu. Ja, et kellel jääb Türgi reisist liire üle, siis ütleme, teine variant on jah, et kui te lähete nagu, kui te meeldib Türgis käia, et lähete nagu uuesti on, aga siis tuleb tuhuselt tihti käia on, et see raha väärtus jah seal, aga ma natuke uurisin ka, et miks siis Türgi aktsiaturg nii palju tõusnud, et kas midagi on juhtunud on, et sellised nagu otseselt
noh, väga suuri sündmused nagu ei avastanudki kohe, aga mis siis nagu välja toodi, et noh, Türgis see inflatsiooni tempo on väga kõrge olnud, aga ta ei ole nüüd enam nii kõrge, et sa enne vist vaatasid ka, et oli 44%, nüüd oli 30% midagi on ju, et kui nüüd juba inflatsioon väheneb, siis on juba nagu hea uudis on ju. No ja see 31%, mis praegu oli 2025 aasta detsembri lõpuga on ja, aga kui me vaatame 2024 mai, kus oli see tipphetk, siis see oli umbes siin 75%, ma vaatan graafiku järgi, siit väga täpselt ei näegi, aga peaaegu 2 korda madalam, et ei ole midagi, siis tundub juba nagu hea diil see 30. Nagu hea diil, jah, aga miks siis Türgi on nii palju tõusnud, et eks midagi peab ju mängus olema ja ütleme, kuna see liir on kogu aeg nii palju kukkunud, see on siis välisinvestoreid ju sealt ka minema ehmatanud, pluss ütleme see Orbani mitte Orbani, vaid ütleme siis Erdogani tegevus Türgi poole pealt, et aga nüüd on, ütleme, see siis tekitanud olukorra, kus Türgi aktsiaturu siis selline keskmine hinna ja kasumi suhe on 5 juures, see on väga-väga odav, et siin Ameerikas räägime, et kui ta on 25 on ju, siis on nagu ka enam-vähem on ju, põhimõtteliselt Türgi on siis fundamentaalselt vähemalt 5 korda odavam kui USA, et siis kui natukenegi raha sinna läheb välisinvestorite poole pealt, eks see siis ka seda tõusu nagu toetab on ju, ja ega siis nagu miinusest turge väga ma siin ei näinudki, aga üks tuli nagu välja ja päris suure miinusega on siis India, kes ütleme, kellel tegelikult eelmine aasta ei läinud nagu väga hästi, aga nüüd veel 6,4% alla, ütleme siis, eks me teame seda, et Trump on Indiat ju päris palju nagu kiusanud, tollide ja asjadega, ja mitte ainult siis nagu Indiat, ütleme erinevaid Euroopa riike ka on ju, ja ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga internet on täis igasugused uudised, mida siis Trump jälle nagu ütleb, ja mul alati see esimene küsimus on, et kas see jutt nagu siis õige ka on, et need nagu fake uudised on ka nii palju. Ja ma just olen ka selle peale mõelnud ja meil on ka sõprade tuttavatega on siuke investeerimisgrupp, kus vahepeal saadetakse uudiseid ja tihti mu esimene küsimus on, et kas see on AI loodud mingisugune pilt või uudis või siis vahepeal tunduvad nii ebareaalsed asjad, et ei suuda ise ka uskuda. No jah, ütleme, mis eile nagu liikus internetis oli see, et Trump tegi lubas siis teha 500% tollid nendele Euroopa riikidele, kes Venemaa naftat nagu ostavad, et ametlikest allikatest, usaldusväärsete allikatest, ma kuskilt seda uudist näinud ei ole, on ju, aga sellised sõnumid siis nagu liiguvad. Aga see selleks, et aga fakt on see, et Trump kiusab Indiat ja Trump kiusab ka Euroopat päris palju ja mis meil siin nagu oli, siis kui sind kogu aeg kiusatakse, on ju, siis sa nagu pigem püüad ju kokku hoida nendega, keda ka kiusatakse, et võib-olla siis on nagu selline ühine vaenlane, mis ühendab nagu kõige paremini ja ütleme, 2 sellist ikkagi maailmamastaadis kõvad tegijad, India ja Euroopa Liit tegid siis ju vastastikuse sellise lepingu, kaubanduslepingu. Ja, väga äge leping, ma just vaatasin enne selle sisse ka ja täiesti uskumatu, et teisipäeval siis viidi nii-öelda lõpule ja 20 aastat tagasi alustati läbirääkimisi selle vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mis 20 aastat, see tundub küll, et nüüd natuke läks ikkagi aega ja see loob siis täieliku sellise turu, kus on umbes 2 miljardit inimest ja moodustab peaaegu veerandi kogu maailma majanduse mahust. Täiesti uskumatud numbrid on ja Euroopa Liidus ja Indias India kauplevad juba praegu aastas üle 180 miljardi euro väärtus kaupade ja teenustega ja sellele toetub ligi 800 000 Euroopa Liidu töökohta, mis on ka jälle selline tugev struktuur on ja toetame jälle oma töötajaid on ja teiseks kõige tähtsam osa, et me ei ole nii palju siis USA peale ei looda nii palju USA peale, vaid meil on ikkagi teisi kaubanduspartnereid ka ja loodetakse, et siis see kahekordistab Euroopa Liidu kaupade ekspordi Indiasse aastaks 2032 ja tollimakse ikkagi vähendatakse päris suures osas. Siin on erinevaid väljaarvutusi, et kui palju see võiks siis tariifide osas siis Euroopa riikidele ja kõikidele kaasa tuua, aga mis on kõige ägedam, et sektor, mis Euroopas on päris tugev olnud, enam nii tugev ei ole, ehk siis autode sektor
autotööstus võiks saada siit jälle väikese hoo sisse, sest autode puhul langevad tollimaksud järk-järgult 110%-lt 10%-le. Seda mina ka lugesin ja esimesena ma mõtlesingi Saksamaa autotööstuse peale. Kui me mõtleme nagu, ütleme Indiat ja Hiinat, et Indias on ju tegelikult, ütleme aastaid aastakümned oli Hiinas kõige rohkem inimesi, aga siis tuli Hiinasse ühe lapse poliitika ja siis India läks ju rahvastiku arvult mööda. Et tegelikult täna on siis ju maailma kõige rahvarohkema ütleme piirkonnaga nagu tegemist ja keskklass, ega nad ei ole ka seal väga vaesed on ju, kui me nüüd nagu mõtleme ja kui mõtleme natuke üldse on ju, et Euroopa peale, et me oleme siin ka USA-s sõltuvuses päris palju, eeskätt nagu energiast, aga väga palju ka ju IT-st oleme sõltuvad on ju, erinevatest lahendustest ja kui me mõtleme kas või nagu, mõtleme spordi peale, mõtleme male peale näiteks on ju, kui me vaatame täna, kes on maailmameister on ju, et minu teada nii meestest kui naistest India on ju, ja selles mõttes, kui nagu male olümpia on ju, India võitis pika puuga, see keskmine tase on niivõrd tugev on ju, et ühesõnaga igasugune selline reaalained, loogiline mõtlemine on Indias, ka Pakistan on ju, on nagu hullult kõval tasemel. Et kui nüüd see koostööd kuidagi targalt nagu tööle panna, siis kindlasti India oleks huvitatud eksportima ka oma sellist nagu IT nagu võimekust on ju, ma arvan siia Euroopa poole, eks meil oleks ka siis nagu USA vastu sellised nagu alternatiive ju vaja, et kui seda oskuslikult teha, siis mulle tundub, et tõesti on win-win ja ütleme Indiaga meil ei ole seda häda ka, ütleme poliitiliselt niimoodi, ütleme Hiinaga keegi ei taha nagu väga nagu läbi käia, aga Indiaga see, ma ei ütle, et seal probleeme ei ole, aga probleeme on oluliselt vähem, kui me võrdleme Hiinaga. Et selles mõttes India on päris hea valik ja kui vaadata nagu ka siin Trumpi reaktsioone, see on väga valulik olnud. Ütleme, talle üldse ei meeldi see diil, et enne kuulmatu, et põhimõtteliselt tema selja taga keegi julgeb nagu nii teha ja teine asi, üks asi julgeb, aga teine asi, eks nad oomavad ka, et milline mõju sellel võib olla, et hakataksegi see Ameerikas eemalduma, et ja ma mäletan, kui Trump võimule tuli, siis oli ka see jutt, et ikkagi neid ülikooli õppijaid ta piiras on ja kes kõige rohkem pihta sai, oli ka India on ja India sisse vaadates on, India mediaan vanus on umbes 30 aastat, ehk siis kõige see tugevam rahvastiku püramiid on väga tugev. Väga tugev ja keskklass on seal täiesti uskumatu, hetkel on 300-400 miljonit inimest umbes, definitsioon keskklass võib olla erinev, aga 2030-31 peaks neid olema põhimõtteliselt 2 korda rohkem, ehk siis arvestatakse, et 715 miljonit ehk siis 47% rahvastikust. Väga kõrge tõus, et saavad Euroopa kallimat toodet tarbida või teenuseid. Millel see Ameerika majandusmudel on ju, see edu on ju püsinud on ju aastakümned on ju. Et põhimõtteliselt on ta eksportinud oma dollarit, põhimõtteliselt laenanud ju seda kapitali välismaalt ja importinud ajusid. Ütleme, Ameerikasse on läinud ju väga palju, need samasid indusid ja väga palju terava mõistusega inimesi üle maailma. Aga nüüd on ju nagu põhimõtteliselt, kui sa siis ühel hetkel inimesed ei taha enam minna nii palju Ameerikasse, et sa ei saa need ajusid enam võib-olla importida, võib-olla hakkavad Saksamaale minema, kuhugi mujal Euroopasse need indud on ja hakkavad sama asja, mis nad nagu aastakümned ehitasid USA-s, hakkavad Euroopas üles ehitama ja siis samal ajal me teame, mida Trump on teinud, kuidas ta on mõnitanud erinevad ülikoole ja kõiki asju on, et see ei juhtu nagu kohe on ja, aga Trump ikkagi saeb väga tugevat oksa, kus ta istub on ju. Et see on selline võib-olla nagu mõttekoht ja mis puudutab seda Euroopa autotööstust, mul ei olnud nagu nii palju aega, aga ma kindlasti võtan selle aja, et seda nagu uurida, eeskättis Saksamaad, äkki isegi Pietrite portfellist midagi sinna. See leppe minu teada ei ole vist veel allkirjastatud või? Ma ei täpselt ei tea, kas ta füüsiliselt tõesti on. Ta on täiesti valmis, aga minu arust allkirjastatud ta veel ei ole. Ühesõnaga, kui see nagu reaalselt ka allkirjastatakse, siis ma arvan, et Euroopa poole pealt see sama Saksa autotööstus võib olla ikkagi päris selge võitja on ju, et seda peaks nagu uurima nagu edasi on ju. Ja loodame, meie maailma olukord on nii palju muutunud ka, et siin on räägitud ka julgeoleku ja kaitsepartnerlustest, et äkki meie kaitsetööstus saab ka natuke hoogu sisse selle pealt, et saame natuke kuhugi välja ka müüa, praegu on ainult oma tarbeks kogu see müük. Mis siis nagu veel jaanuaris nagu toimus, ma arvan, kõik, kes on õues käinud, on märganud, et ilm on kuidagi külmaks läinud, et mitte ainult siin Eestis, aga üle Euroopa ja Ameerikas ka väga külm ilm. Pole harjunud sellise ilmaga enam ja
kui sul on selline, ütleme, võib-olla ei varutud ka nii palju seda maagaasi nii palju, kui arvati, et kliima ei lähe nii külmaks, on ju, et varud on vähenema hakanud ja siis maagaasi hind on ka päris palju tõusnud, et nafta hind on tõusnud, siin ka osaliselt me saame rääkida ka USA-Iraani suhetest, et sellepärast ka, kuigi seal on ka, ma ei tea, kuidas sulle tundub, segadus on nii suur, et täna hommikul on jälle uudis Bloombergis, et justkui nagu Iraani ja USA suhted on ja natuke nagu paranemas, on ju, aga usud sa seda või mina eriti ei usu? Mulle tundub ka siuke tako, et seda Trumpi ei saa usaldada, et ta alguses rääb hästi suured peale ja siis räägib jälle asja väiksemaks ja siis ta mängib selle vahel, aga geopoliitika suure huvilisena järjekordselt vaatasin sisse, mis need võimalused on ja tegelikult see niinimetatud, nagu Trump ütles, maailma suurim armada, mis sinna Iraani poole liigub, et ega neid vägesi niisama kuhugi ei koondata, et ta viib ikkagi strateegilistest kohtadest ära. See tarne raskused juba, et niisugust asja nagu kohale viia, see võrgustik, mis sinna tekkima peab, et kõiki neid asju siis toetada, see on ikka päris suur, aga kardetakse jah, et kui lõpuks head diili Trump ei saa, siis võib päris suureks mölluks seal minna, sellepärast et seal on Iisrael, kes toetab muidugi on ja Saudi Araabia, kes toetab jälle USA-t, et see kaudselt võib energiahindadele päris suur löök olla, sellepärast et Hormuzi väinas, mis on kohe seal Iraani külje all, mida ta võib siis kõvasti mineerida, sealt ju 2025. aastal liikus 13 miljonit barrelit päevas läbi, mis on päris suur osa kogu maailma naftakaubandusest ja samamoodi ka LNG, 20% maailma LNG-st liigub siis sealt kaudu läbi, see tuleb Katarist, on jah? Jah, siin ongi erinevad jutte ju olnud, et mis siis, Gröönimaa osas meil on nüüd natuke, päris palju toonid on ju maas, et keegi ei räägi täna nagu Gröönimaast, loodame, et ei räägita ka enam väga, aga kui Trump nagu väga vihaseks saab, siis siin on ju nagu võrreldud, et Euroopa oli siin aastakümned sõltuvuses Venemaa maagaasist, on ju, et nüüd on nagu sõltuvuses võib-olla USA LNG-st, on ju, kuigi õnneks seal on alternatiive veel, on ju, et kes võivad seda LNG-d nagu tuua, aga hinna mõttes võib-olla see USA diil on nagu soodsama hinnaga natukene, on ju. Mis siis veel, et kuna see möll on nii suur ikkagi maailmas, on ju, ja poliitiline segadus ja nii edasi, siis eks siis inimesed on mures ju oma nagu säästude ostujõu pärast ja kus sa siis nagu paned seda, et aktsiaturule võib-olla ka julge kõike raha nagu panna ja võlakirjadest ja ööstest ei teeni väga midagi, et inflatsiooniga kaasas käia, siis paljud on vaadanud nende väärismetallide poole ja seal on nagu, eks me oleme ise hoiatanud ja meedia on seda hoiatanud, et see mull on nagu ikkagi paisunud nagu päris palju ja päris kiiresti on ju siin ütleme viimase paari aasta jooksul, aga eriti nüüd, mis nagu siin jaanuaris toimus ja ütleme nüüd, me näeme veebruari esimestel päevada väga suurt kukkumist, ütleme siin ära, et hõbeda hind tõusis meil kuu ajaga, korra vaatan vist mingi 40% või, suurusjärgus, jah, 40% ja kuld siis põhimõtteliselt 19%, see on nagu meeletu tõus ühe kuuga on ju. See näitab seda ebakindlust ja hõbedal on õnneks see ka, et seda kasutatakse igal pool, et lisaks päikesepaneelides, elektriautod, keskmiselt 25-50 grammi hõbedat on ja kogu see elektroonika AI nõudlus ka on ja, et aga seda ebakindlust on tõesti väga palju, et sa ei tea, mis järgmisena tulla võib. Ma nüüd korra otsin selle slaidi üles, aga kuna ütleme, Trumpil meeldib ju ennast nimetada stabiilseks geeniuseks teatavasti on ju. Siis Trump rääkis siin, see oli vist aasta 2017, jah, kui ta rääkis nagu hõbedast. Hõbeda hind oli siis untsi eest $16.5 on ju. Kui me nüüd vaatame, kus siis hõbe nagu täna läks, on ju, tipu tulid 120 juures on ju, et põhimõtteliselt 8 aastaga pani 8 korda ülesse ja Trump ütles siis jah, põhimõtteliselt 8 aasta tagasi, et kõige alahinnatum varaklass maailmas on üldse hõbe, et rumalad on need, kes seda ei osta, sest hõbe on ju kogu aeg ajalooliselt ka nagu raha ekvivalent olnud ja mis sul nüüd Martin selle vastu nagu vastu vaielda on. Stabiilne geenius rääkis, et 2017 selline nagu odav asi oli saada,
mul on ainuke küsimus, et ma ei tea, kas ma küsiks Trumpi käest, kas sa ise ostsid hõbedat. Et pigem ta ei ostnud, ma arvan. See tundub jah, et ma ei kujuta ette, et mitmele asjale ta veel sarnase ennustuse on teinud, aga kuna hõbe on nii palju üles said. Et kui sa teed erinevad ennustusi väga palju, siis midagi ikka läheb täppi, tõenäosusteooria. Et otsid sahtlist välja need, mis pihta läksid. Ja siis näitad ajakirjanikele. Et jah, mina ütleks, et positsioon räägib, et paluks siis Trumpi saata oma nagu ostutehingud 2017, et kas ta ise ostis hõbedat või mitte. Et kui ta ostis, siis kiidame heaks on ju. Noh, ütleme siis jah, need kuld ja hõbe, aga miks siis nagu käest ära läks, et teatavasti hiinlased on ka väga suured hasartmängurid ja kuna neil on, ütleme, börs sellisel kujul, Hiinas ei ole, mitte börs, aga ütleme, kasiinod ei ole sellised nagu kätte saadavad ja siis, et kuidas siis oma kirge nagu välja elada, siis aega, et nad teevad seda nagu aktsiaturul mingite riskantsemate instrumentidega ja kui oli hõbe ja kuld nagu käes, siis need sobisid ka väga hästi, et see nagu viimane tõus oli suuresti hiinaste nagu massilise nagu ostude tulemusena just eraisikute poole pealt ja siis kui see nagu reaalsus võib-olla nagu kätte jõudis, et võib-olla nagu kosmosesse hindi ei lähe, siis sama kiiresti nüüd müüdi alla, et põhimõtteliselt hõbe kukkus ju korra päevaga 35%, päeva sees, et päeva lõpus ta nii suur miinus ei olnud, aga päris jube, kui sa ostsid seal täiesti tipus ja siis ma ei tea, päeva sees nägid, et kolmandik oli kadunud. See võib päris siuke huvitav avastus olla, et loodame, et see ei olnud kellegi esimene investeering või kui oli, siis väikses summas ja õppetund on kohe tulemas, et see investeerimine ikka siuke pikaajaline ja rahulikult liikumise asi on. See viimane nädal tundus kuidagi uudiste raames nagu väga rikkalik on ju, nüüd tõesti, et mida võtta, mida jätta on ju. Me siin palju on rääkinud sellest Ameerika Keskpangast ja teatavasti oli siin Ameerika Keskpanga istung ka, loodeti, et osad investorid, selle kohta on ka küsimusi, pärast nagu vastame, et tuuakse intressimäärasid nagu allapoole, tegelikult ei toodud ja Ameerika Keskpanga juht seal kommenteeris ka, et Ameerika majandus on ikkagi üllatavalt tugev, et nemad jah, et me järgivad inflatsiooni ja tööturgu ja ütleme, kuigi uudiste juures ma kohe räägin vasti ka, mida siis erinevad ettevõtted nagu teevad, et selle AI tulekuga on see ütleme, koondamislaine on ka ikkagi nagu augustunud, et eeskätt siis tehnoloogiaga seotud asjades on ju, aga Keskpank siis täna siis suurt muret nagu ei näe veel, et kohe peaks nagu paanikasse minema ja rahahinda nagu allapoole tooma. See kindlasti jälle Donald Trumpile ei saanud meeldida, see uudis. Ja siin on ju väga palju spekuleeritud, et kes see järgmine Ameerika Keskpanga president siis nagu on ju, et ütleme siin, mis me oma saates ka oleme rääkinud, et 2 Kevinit olid siin peakandidaadid, siis läks nädal mööda, siis olid mõlemad võib-olla kuldmedali positsioonid nagu kadunud, aga ikkagi nüüd Kevin Warsh on vist see mees, kes on siis alates mai keskelt vist sealt nagu uus Keskpanga juht on ju. Et ma ei tea, kas sa tead temast midagi, Martin, mina natuke tean, aga põhjalikult ei ole jõudnud lugeda tema kohta. Ma vaatasin, et ta 35-aastaselt on siis ajaloo noorim föderaalreservi kuberner, oli 2006–2011 aasta ja on siis veel Morgan Stanley's investeerimispankur olnud. Et taust on korralik? Taust on korralik, jah. Ma huvitav, mis need vaated on või kui palju ta Trumpi sõna siis kuulama hakkab. Ma vaadete kohta just, mind huvitasidki need vaated kõige enam, et ja kui nagu tema kohta ma küsisin isegi AI käest, et mis mees ta vaadelt, et on. Ja AI vastus oli ikkagi selline, et ta on selline konservatiivne keskpankur, mis tähendab siis seda, et talle ei meedigi inflatsioon ja need asjad ja et et mitte see saaks nagu alandada siis, kui ikkagi inflatsioon nagu kontrolli all on. Aga esimene siis minu mõte oli ka see, et kas sa tead ka, et kellele sa pead nagu aru hakkama andma sisuliselt on ju, et see saab nagu huvitav olema, et me alates mai keskelt vist nagu näeme on ju, et see surve on päris suur. Aga tuletan seda meelde, et Jerome Powelli valis ka, nomineeris Trump tegelikult. Ja vaata, kus see suhe nüüd jõudnud on, et see ei võib samamoodi ka minna. Internetist on põhimõtteliselt, kui te panete otsingusse sisse kas või YouTube ja ütleme see Trumpi kõne, nagu ta siis Powelli nagu õnnitles on. Väga uhkelt. Väga uhkelt, on kõige parem spetsialist nagu üldse ja et Ameerika on kindlates kätes ja ütleme,
üks ja siin jutt, teine siin teod on ju, et noh, vaatame, igal juhul me soovime selle Kevinile jõudu, et me sõltumatuse säilitamisel siis, et noh, see on jah keeruline. Sihikindlust, jah, on ju. Aga ta on nagu, noh, ütleme, suhteliselt noor on ju ikkagi võrreldes, ütleme siis Powelliga, et CV on tugev, loodame, et sealt ikkagi selgroogu ka on. Jaa, aga noh, kuna tõesti see möödunud nädal oli niimoodi rikas nii uudiste kui tulemuste poolest, siis me peame natuke nagu rääkima kindlasti ka tehnoloogia ettevõtete tulemustest, no ütleme need tulemusi, aga eeskätt tehnoloogia ettevõtete tulemustest, et kui see siin nagu pihta hakkas, noh, kõigepealt tulid siin nagu Euroopa poole peal, noh, ASML, no ütleme, ka tugev, ütleme, vaatad kõige kõvem Euroopa selline tehnoloogiafirma üldse, et noh, väga kõvad tulemused tulid, suur tellimuste kasv ja no just nagu vaadata nagu lähikvartalite, siis noh, ma pole tükk aega nagu finantsjuhti nagu nii enesekindlane näinud, et noh, kasvu osas just, aga no nemad ka siin vist on 4000 inimest ikkagi nagu koondavad, et noh, põhimõtteliselt nagu teisi Intellect võtab selle nagu üle. Siis Amazon teatas ju, et 16 000 töökohta, noh, üle maailma, noh, seal on muidugi väga palju töötajad, aga no 16 000 ei ole nagu ka väike number, et ikkagi päris arvestatav number. Ja no siis Meta tuli oma tulemustega ja noh, kui need numbrid nagu välja tulid, noh, Meta põhimõtteliselt ju suurepärased numbrid, aktsia ka järelturul pani kohe üle 10% nagu ülespoole ja siis mis siis Meta teatas, et noh, kui ta ütleme siis 2025. aastal selles AI-sse investeeris natuke rohkem kui $72 miljardit, siis sellel aastal plaanib investeerida $135 miljardit, noh, põhimõtteliselt 2 korda nagu rohkem on ju, et meeletu nagu kasv ja no siis analüütikud ka noh, olid nagu positiivsed selles osas ja no ma vaatasin näiteks Jefferis tõstis siin hinnasihi 1000 peale on ju, et noh, ütleme väga nagu positiivselt on ju. Ja noh, tegelikult nad tulid vist samal päeval, kui ma õigesti mäletan, et Meta tuli oma tulemustega ära ja no siis tuli Microsoft on ju, et noh, selline paipois ju kogu aeg olnud, et noh, põhimõtteliselt ma ei mäleta, et millal nagu Microsoft oleks oma nagu tulemustega nagu alla ootuste jäänud on ju, et noh, ega ta tegelikult sellel korral ka ju alla ootuste ei jäänud, aga ma saan, probleem on lihtsalt selles, et on nii-öelda nagu investorite ootused ja siis on nagu sellised mitteametlikud ootused, mida siis oodatakse kogu aeg, et ja need ootused on ajas ainult tõusnud, eriti AI-ga seoses. Ja aga siis ütleme nende see suur pilveplatvormi, et võib-olla see kasv ei olnud võib-olla nagu nii suur, kui kasv langes 40% pealt 39-le ja see hirmutas inimesed juba ära. Jah, et noh, ütlen, see ahnus on üle mõistuse kasvanud on ja ütleme, see ehmatas ära, aga veel rohkem ehmatas ära just see, et noh, ütleme, Microsofti juht ütles ka, et noh, me oleme tegelikult nagu AI võidukäiguga maailmas alles nagu alguses, see on nagu pikk teekond, aga siis selle lause teine pool oli see, et sellest võidukäigust nagu osa saada, me peame väga palju investeerima ja siis nagu noh, kulutused nagu kasvavad ja see nagu investorite üldse ei meeldinud ja noh, siis järgmine päev oli Microsofti aktsia oli -12%, noh ütleme nii suure ettevõtte kohta, see on arukordne. Ja ma vaatasin eelmise nädala pealt kokku, siis oli 7,65% miinust, et ta ikkagi on seal miinus ja täna turg langeb edasi, ma arvan, et sealt liigub ka, aga see mure marginaalide pärast on ju päris suur, on ju, et kui sa nii palju paned sinna AI infrastruktuuri ja arendamisesse ja kõigele, et millal ta siis tagasi toob seda raha, kui kiiresti, kaua see kõik aega võtab, on ju, et see on puhas siuke investorite raha ja kui sa näed, et kellegi läheb vähegi paremini, no kerge on ju ühes paadis teis hüpata investorina. Ja ütleme, ega siis turg ei mõtle ja muretse ainult nagu Microsofti pärast, et lihtsalt Microsoft, ma ütleks niimoodi, et ta määrab suuresti turu suuna, et noh, kui Microsoft on nagu ettevaatikum, no siis hakatakse ju kogu turu osas olema ettevaatikum ja ma vaatasin siis noh, Euroopa analoogia ka, noh, SAP näiteks Saksamaalt on ju, noh, tegelikult numbrid olid ka ju tugevad, on ju, siin pilveteenuste turud, noh, sellel aastal peaks 23% kasvama ja siis noh, öeldi, et ostetakse 10 miljardi euro eest veel nagu aktsiad tagasi aga noh, sarnane oli põhimõtteliselt Microsoftiga, et see pilveteenuse kasvu osas noh, oodati nagu rohkem ja noh, aktsia kukkus veel rohkem tegelikult kui Microsoft, et noh, investorid on tõesti nagu mõlemal pool ookeani siis ütleme siis Euroopas kui USAs nagu ära hellitatud selle nagu kasvu ootustega võib-olla on ju. Siis
noh, ka mitte väheoluline ettevõte Tesla on ju. Ütleme, tegelikult tuli parem kui oodatud. No mida küll välja võib nagu tuua, et ega see autoäri neil ju jätkuvalt väga hästi ei lähe. Ja noh, järjest enam siis, kui Elon Muskiga kuulata, siis ta ei taha väga öelda, et Tesla on nagu mingi autotootja, et noh, pigem on ta nagu selline robootikafirma on ja selline AI firma ja noh, ta siis sellel aastal siis ütles ka, et robootikasse ja isesõitvatesse autodesse vähemalt $20 miljardit siis nagu investeeritakse ja noh, ütleme, need humanoid robotid peaks nagu tulema ja no, turul on need Tesla numbrid siis pigem nagu meeldisid on ju. Jaa, ma vaatasin ka, et noh, eelmine aasta on Teslale märgiline sellepärast, noh, esiteks sellepärast, et Trumpiga jõudis Elon riidu minna vahepeal ja oma mainet kahjustas seal Dodge'is töötades ja lisaks lõppesid ju ka maksusoodustused elektriautodele ära. Ja et see auto pool on nõrk, jah. Ja ma lugesin, et Model S ja X-i tootmist vähendatakse ka, et see võib klientidele päris palju pettumust valmistada. Ja noh, Bitcoini varud, mis Teslal ka on, need on ka päris tugevalt pihta saanud, on ja et sealt igalt poolt on nipet-näpet allapoole liikunud, aga eks turg on juba nende uudistega ära harjunud ja varasemalt on Tesla ka kõvasti pihta saanud. Et no, siis me ennem rääkisime sellest India ja Euroopa Liidu diilist, on ju, noh, et hakatakse võib-olla Saksa autosid rohkem ostma, siis ostetakse võib-olla Teslasid vähem, on ju. Siis noh, siin eelmine nädal me Enisega rääkisime ka, et Kanada on ka ju see riik, keda siis Trump on ju väga palju mõnitanud, kiusanud, kahju nendest isegi on ju, aga siis noh, Kanada on ju reaalselt hakanud diile tegema Hiinaga ja noh, ütleme sellest ka rääkisime, et noh, Hiina hakkab jah oma elektriautosid siis Kanadasse müüma, noh, mida rohkem Kanadast ostavad Hiina asju, siis nad ostavad vähem USA asju on ju, et noh, see hakkab selle USA-le negatiivselt nagu mõjuma. Aga ühes sektoris tuleb nagu veel rääkida, et farmaatsia on ju, et noh, farmaatsia, kes on nagu vaadanud, siis ütleme, ravimifirmadel tegelikult on üsna hästi läinud, et noh, ütleme siin viimased paar kuud, aga siis ütleme siis nagu ütleme tervishoiuteenuste pakkujad, see nagu nendel on nagu keerulised ajad ja üks on selline märgiline aktsia on United Health, et see on siis nagu aktsia, noh, kuhu Warren Buffett ka ju investeeris, et noh, mäleta pool aastat tagasi äkki või, noh, suurusjärgus natuke rohkem, isegi aeg läheb ruttu, ma täpselt mäletan ju. Umbes pool aastat. Võib-olla jah, sinna suurusjärgus on ju. Ja no kui turg sai teada, et noh, et Buffett ka on paadis, siis aktsia tõusis korralikult, aga noh, ütleme siis sama United Health kukkus 20% tulemuste peale, Humana kukkus 27% ja põhjus oli siis selles, et Trump tõstis nagu minimaalselt selle Medicare'i kulusid on ju. Et turg lootis nagu rohkem, aga no ma ei tea, ma natuke imestan, et mille peale see turg nagu lootis on ju. Et noh, Trump on ju suhteliselt avalikult ju välja öelnud, et noh, temale ei meeldi need igasugused toetused, et pigem nagu kaotaks kõik ära, kui võimalik oleks. See on eriti talle siuke vastukarva, et see on Obama tehtud on ju, et see talle üldse ei sobi ja ma vaatasin jah, et Buffett on ka nüüd natuke oma investeeringuga miinus, et on umbes välja arvutada, et 310 pealt ostis ja praegu on hind 286 umbes. Kas me võime nüüd küsida, et Buffett ei tea, mida ta teeb? Ma arvan, et siin pikas plaanis kindlasti, noh, ega need inimesed, kes seal USA-st tervisekindlustust vajavad, neid on ju väga-väga palju ja Trump oma mingite nippidega proovib seda inimestele taskukohasemaks teha, aga siiamaani tal pole see nagu väga hästi õnnestunud. Aga noh, me ei kujuta seda elu ette elades siin Eestis ja tasuta tervisekindlustuse sees, aga inimestel iga ameeriklasega rääkides tuleb see välja, et see on ikka väga suur probleem. Väga kallis probleem, mitte kindlustus, vaid kogu see tervishoid. Ei, see on hullumeselt kallis USA-s, et ja ka lihtsalt ma arvan, et ma tegin nalja, et selles mõttes Buffett teab kindlasti väga hästi, mida ta teeb ja Buffetti investeerimishorisont on oluliselt pikem, kui Trump on võimul, et noh, ta vaatab ja kasutab neid keerulisi aegu ära, et noh, tõenäoliselt võib-olla ostab isegi juurde, me näeme seda mingi viitajaga, et saab huvitav näha olema, et noh, tema ja tema abiliste investeerimishorisont on nagu väga pikk, on ju. Võib-olla mõne sõnaga Baltikumist ka on ju, et siin vähem siin nagu räägitakse viimasel ajal, aga noh, võib-olla isegi ütleme, liiga palju on siin Ameerika poole peale vaadatud, aga meie enda kohalikud ettevõtted, eks meil on ju häid tulemusi ka siin olnud, kui kellegi läheb väga hästi, eks tuleb siis nagu kiita ka, et noh, Eften on siin väga tööd teinud on ju
Efteni kolmas fond siis teatas, et noh, makstakse dividendi nagu rohkem kui eelmine aasta, et noh, see dividendi määr, ma vaatasin tänase hinna pealt, tuli sinna natuke üle 6 ja nende fondid peaks vist veel natuke, ütleme siis United Property fondid vist natuke veel kõrgem, et noh, tegelikult ju väga head tulemused. Tallinna Sadam on siin viimasel väga kena olnud, on ja et siin eks on nagu häid uudised ka tulnud, on ja et noh, lõpuks siis need võib-olla need detailplaneeringud on hakanud kiiremini liikuma, et noh, Tallinna Sadam siis saab selle kinnisvaraäriga ka rohkem tegelema hakata ja noh, ütleme siis Tallinn muutub kenamaks ka, ma arvan, just see sadama piirkond, kui need asjad nagu valmis saavad, aga Tallinna Sadama aktsia tõusis kuuga 15%, noh, väga kõva tõus ja noh, võib-olla seal välishuvi isegi juba natuke tagasi näha on ju, kuigi noh, meil nagu andmed ei ole, aga lihtsalt noh, kohalikud Eesti investorid on kindlasti nagu siin sadamat ostnud, et noh, siin on näha noh, käivete kasvu pealt, et see nagu toimumas, et ja noh, ütleme, kui me siis, ja siis valitsus ka, vahepeal oli ju käisid siin, Eesti valitsus ju, see jutt oli, et noh, teatavasti Eesti riigi käes on 67%, Tallinna Sadamast taheti vähendada 51% peale, aga noh, valitsus lükkas seda aega nagu edasi, et ma arvan iseenesest õige otsus, noh, et see hind ongi natuke võib-olla liiga madal on ju, et noh, sellise hinnaga nagu erastada on ju, et igal juhul täitsa hästi on ju, et siin Tallinna asjadega ka on ju. Ja loodame, et Balti börs saab jalad alla, et siin on ju toimumas Balti börsil. Jaa, vaatan, osadele kuulajatele kindlasti meeldib, et meil on juba 40 minutit saate algusest läinud ja on tulnud ka ettepanekud, kui vähegi võimalik, siis me võiksime tund aega rääkida, et noh, et ei no me siin täna Martiniga ja Meelisega me võiksime pool päeva rääkida, aga noh, meil on kahjuks mõlemal ka teised tööülesanded, et päris meie igapäeva nagu töö ei ole ju podcastide nagu tegemine. Aga kui siis nagu natukene vaadata nüüd nende reaalsete virtuaalportfelide poole peale, siis no kuu sai läbi, väikse Peetri portfeli, jah, põhimõtteliselt iga kuu tuleb 500 eurot nagu juurde. Noh, sellele me ei ole veel nagu rakendust leidnud, et otsime siis natuke nagu paremat nagu ostukohti, aga noh, ütleme siis Suure Peetril, jah, teatavasti me nüüd täna on portfell 8 löödud, on siis nagu rahavoog eraldi, on kasv eraldi. Möödunud nädal oli selles mõttes noh, päris hea näide on ju, et noh, et kus on risk suurem, kus on risk väiksem on ju. Et kui me vaatame rahavoo poole peale, siis noh, uue nimena me ossimegi siia Tallinna Sadamat, no just samade plaanide peale, ja noh, potentsiaalselt siis ka kõrgema nagu dividendi määra peale on ju. Headest uudistest, noh, Telenori aktsia tõusis nagu suhteliselt palju, Verisoni aktsia tõusis üle 10% tulemuste peale, noh, ka telekomifirma, et neil oli nagu rekord koguses uusi liitujaid ja noh, ka marginaalid olid natuke nagu paremad, et see oli hea. Ja noh, põhimõtteliselt, kui me nüüd portfeli nagu lahku lõime, siis noh, 2 nädalaga 30 000 on kasvanud ehk 3%, et noh, suhteliselt hästi. Et siin on küsitud mõnede üksikute positsioonide kohta ka, noh, vastame võib-olla siis selle küsimuste voorust nendele, aga kuidas sulle tundub, Martin, selle otsuse peale, et minul on mitmed kliendid ja kuulajad öelnud, et neile meeldis, et on nagu eraldi, noh, ütleme, tõenäoliselt ma küsin sinu käest muidugi, ja hakka ette vastama, et aga kas see oli nagu hea mõte, et me nagu eraldi panime nüüd? Ja ma arvan, et noh, kliendid saavad väga täpselt siis vaadata, et mis seal nagu on, et mis on natuke riskantsemad, mis on rohkem dividendide ja pikaajalisema kasvu pealt on ja mis on rohkem natuke tsüklilised, et tekib siuke parem arusaam. Ilmselgelt need on virtuaalportfellid, et kindlasti ei ole seal soovitus kellelgi selle järgi investeerida ja nende investeeringute järgi tegutseda, aga võib-olla tekitab arusaama, et millise iseloomuga aktsiad rohkem on volatiivsemad, liiguvad rohkem üles-alla, kuidas see tulemuste peale need liikumised on, et on lihtsalt põnevam jälgida nendel inimestel, kes investeerimisest rohkem huvituvad ja saab jälgida seda liikumist. Ja tuleta meelde, et kui me need virtuaalportfelli nagu Meelisega lõime omal ajal, siis noh, need on meie nii-öelda reeglites ka sisse kirjutatud, et tegemist on koolitusprojektiga, et noh, et ta nagu
mitte päris rahaga nagu tunnetada, mis siis nagu võib nagu risk, mis see risk on ju erinevatel nagu tasemetel ja ütleme, kui me vaatame Suure Peetri poole peale, Meelist ma pean kindlasti kiitma, oli väga kole nädal, selles mõttes, ega mõned asjad ongi, kui see eelmine aasta ju Suure Peetri portfell, kui nad veel koos olid, tõusis ju aastaga 40% ja enamus neid raketi asju, mitmekordseid asju tuli just kasvu poole pealt, mida Meelis suutis nagu välja noppida ja kui siis ühel hetkel tulevad sellised nagu keerulisemad nädalad, siis on see risk management nagu eriti oluline ja kui ma ütleme, täna, polegi tükk aega see nimekiri nagu nii lühike olnud, et kui ma nüüd vaatan need erinevad positsioone, siis ma näen siin 13 erinevat positsiooni. Et tavaliselt Meelis on need ikkagi 25 pluss üksikud positsioone, aga mitmed asjad läksid kinni just selle ebaselguse pärast, mis me rääkisime, see Trumpi tegevust ja nii edasi on ja targem on natuke lasta settida sellel olukorral on ja põhimõtteliselt, mis siis Suure Peetri kasvuportfelli puudutab, et 60% on rahas, ütleme, Meelisel seda vaba raha siin on, 565 000, aga kuna see, ütleme, mingid asjad kukkusid ikka väga kiiresti ja ütleme, siis panime nad kinni, osad ka miinusega, 2,5 nädalaga siis 6,6% on miinuses, et kogu turu mõttes polegi võib-olla nagu väga hull on ja aga ütleme, päris palju läksid siin asjad nüüd on nagu varem kogunenud kasumite võrra nagu lukku on ja et ütleme, Ireen, millesse meil, ma arvan, mõlemaga Meelisega usku on, kelle tulemus tulevad selle neljapäeval on ju, et meil oli seal 2000 aktsiat, nüüd jätsime 500 nagu sisse, päris suurel osa nagu kasumit panime kinni on ja siis ütleme ka Rocket Labid ja sellised riskantsemad asjad, et millesse kindlasti Meelisel usku on, aga see turu sentiment just tehniliselt on niivõrd nagu nõrk on ja vahest juhtub ka niimoodi, et näiteks Rigetti läks müüki 52% positsioonist ja vist mingi 10 000 kahjumit on aga siis alati selliste kasvuportide puhul tuleb ju keskenduda sellele, et mitte nagu nutta seda ühte aktsiat, mis pool ära kaotas, aga sa pead vaatama ikkagi nagu kogu portfeli nagu liikumist on ja ütleme siis nendest asjadest kindlasti nüüd ma ise kirjutan ka kohe siin korra kuus ju blogis on ju, et kuidas meil nagu need tegevused olid, mis need tehingud olid, et kes tahab täpsemalt nagu vaadata, siis need on ma arvan, lähipäevade jooksul ma saan selle nagu andmed nagu kokku ja saab siis meie blogist nagu täpsemalt nagu lugeda, aga ütleme siis kasvuportfellist kõige suurem osakaal nii naljakas kui täna on, et siis on põhimõtteliselt nagu USA lühiajalised võlakirjad 60%, teine on Buffetti firma Berkshire 8,7%, mis on ka ju väga konservatiivne ja siis me natukene ootame võib-olla tulemused ära ja siis turg saaks võib-olla sellise selgema suuna on ju, et kui ikkagi nagu täna trend on nagu allapoole ja nagu sa ütlesid siin ka, et täna on ka USA futuurid miinuses on ju, siis ärme nüüd torma on ju, tark ja torma. Aga kuidas sulle tundub, Martin, kas kiidad heaks, et risk management on ikkagi paigas? Jaa, peab olema, et erinevad instrumendid liiguvadki erinevalt, et hea mõte on ikkagi vaadata selge pilguga üle, et mis asjad on sellised pikemad investeeringud, mis asjad on volatiivsemad, mis võib-olla, kui langevad ikka sealt tõusutsüklist välja, mis ongi mõistlik maha müüa, et see analüüs võiks kogu aeg käia, et kui sa aktiivselt oma portfelli juhid, kui ei juhi, siis fond täitsa hea valik. Üks huvitav statistika saatus meile näppu, et kui palju on siis erinevad instrumendid siis oma kõigi aegade tippudest nagu kukkunud, need tippud ei olnud väga kaugel, et võib-olla seal pool aastat kuni aasta tagasi on ju, ma lihtsalt küsin, et Palantir, kellel tulevad täna tulemused, pakku, kui palju ta tipust kukkud on protsentuaalselt? Ajalooliselt üldse? Ütleme, oli meil tipp siin on ju, mingi pool aastat tagasi või, et kui palju ta täna sellest tipust on allpool protsentuaalselt? 35%. Väga lähedale pakud, 29, et väga lähedale on ju. Et lihtsalt näiteks Netflix on 38 on ju, sama Bitcoin on 40% tipust juba kukkunud, et tehniliselt öeldakse, et kui 50 kukub, et äkki siis on sellised nagu toetustasemed juba, et peab vaatama on ju. See sama MicroStrategy on 73%, nüüd on siis Strategy nime all, et 73%. Trumpil oli ka ju oma see müntcoin, Trump coin on -94%, aga
Õnneks mul aega ei ole, et seda vaadata. Ja, aga tema naisel on veel hullemini, et Melania Coin on -99%, et ei olegi väärtust enam, et noh, see on see pool on ju, et mis me räägime, et kui risk realiseerub, et ei tohi nagu ühe kaardi peal nagu väga palju olla, on ju. Aga nüüd me peame küll minema küsimuste juurde, et me jõuaks selle tunniga selle asja nagu siin tehtud on ju, et Pavel siis küsib, et talle paljud asjad meeldivad. Üks asi ei meeldi üldse ja talle ei meeldi see, et meie saade ainult üks kord nädalas. Et noh, ma ei saa kahjuks aidata, et me loodame, et Pavel väga pahaseks ei saa, on ju, aga me tihedamini ei jõua seda nagu teha. Võib vahepeal vanu osi kuulata. Jah, vanu ülegusid vaadata. Aga kui siis küsimuste poole veel nagu vaadata, siis ta küsib sellise Rootsi ettevõtte nagu Expol kohta, et tundub nagu odav, aga et noh, tehniliselt on nagu kehv ja siis ta küsib nagu meie arvamust, et mis me siis nagu arvame, et noh, mida sellise aktsiaga teha, et kui on ja kui ei ole, et siis kas osta on ju, et ma vaatasin natukene siis, noh tõesti, dividendi määr on 5,8%, noh suhteliselt hea. Talv on ikka õues, et kõha tuleb. Aga siis, kui ma nüüd vaatan seda aktsia poolt, siis tõesti miks ta on viimasel ajal nagu nii palju kukkunud, et tegevuskasum oodatust nõrgem ja marginaalid ja surve ja ma olen Meelisega nõus, et sellistel puhkudel, noh, ma täna on pigem tegemist nagu kukkuva nooga, et mina ootaks, just noh, trend on nagu allapoole, majandustulemused lähevad kehmaks, siis pigem ei soovitaks kohe nagu osta, on ju. Siis Markus küsib, et küsimus intresside osas, et tuli see inflatsiooni ja tööturu raport välja, no sealt tuli nagu näha välja, et palgad tõusid, et miks siis nagu inimesed nii palju mures on, et intresse ei alandata, et noh, et kui palgad kasvavad, siis peaks ju kõik nagu okei olema ja et miks siis nagu selle peale siis aktsiat müüma hakatakse, et noh, ma arvan, et ei olegi võib-olla sellepärast ameeriklased mures, et nad poest toitu või riided ei jõuaks osta, aga selle asja nimi on, ma arvan, ahnus, et noh, tahetakse, et kuna kõik teavad, et kui intressimäärad tulevad nagu allapoole, et see on nagu aktsiatel hea ja kui siis ei tule allapoole, noh, siis ma arvan, ollaks lihtsalt pettunud või mis sina arvad? Ja siin on, need ootused on ikkagi üles köetud on ja Trump annab ka enda sisendi, et need võimalikult sinnapoole liiguks ja kui ei liigu, see turg ikkagi ootab, et läheb meil veel paremini, kuigi on ju väga-väga hästi läinud, selles mõttes kogu turu mõttes, et me sellest august niimoodi välja tulime. Aga inimeste ootused jah, kujundavad selle turgude seisu ja aktsiate hinna on ja. Ja teine küsimus on, et kui tekib majanduslangus, kas see tähendab, et kogu börs kukub? Mitte tingimata, aga no, ütleme, eeldused on keskmisest suuremad on ju, et kui me vaatame sama 2009, kui globaalne majanduskriis ikkagi oli, noh, põhimõtteliselt kukkus nagu kõik, et kukkus ka kuld on ja ainuke, mis ei kukkunud, oli deposiit, et noh, kui väga hull siis ikka nagu kukub ja mida teete teie siis sellises olukorras? Noh, ma ei tea, Martin, mis sa teed, kui kõik kukub? Ma arvan, et siin peab jälle üksikpositsiooni kaupa vaatama. Mis sul seal portfellis on mis sul seal ja, on? Et kas sul on selline rahavoo tüüpi asi on ju, no siis pigem kui on võimalik osta juurde, kas siis selle laekuva rahavoo põhjal on ju, aga kui on nagu kasvu pool, noh, siis peab vaatama, et noh, need teese, miks ossid on ju, et noh, sama, miks Meelis nagu kasvuportfellis need müüb, noh, tal on kindlad reeglid on ju, et kui tees ei tööta, ega tal ei ole probleemi miinusega ka nagu müüa, aga distsipliin peab nagu olema. See on ju teada-tuntud asi, et kui majandusel halvasti läheb, siis need siuksed startupid või tõusvad, kasvavad ettevõtted, neil lähebki elu raskemaks on ja, aga need, kes pidevalt mingisuguseid teenuseid pakuvad, millest inimesed ära öelda ei saa, on ja neil võib sujuvalt okeilt edasi minna, aga lihtsalt seukest tõusu kindlasti oodata ei ole, kui majandus hangeb on ja. Siis Ando küsib, et noh, just enda harimise eesmärgil, et miks me ostsime just Nestle aktsiat siin viimati siis rahavoo portfelli ja et noh, ta vaatas ka, et noh, dividend on 4%, et aga noh, aktsia on tippudes siin paari aastaga 25% nagu allapoole tulnud, et noh, see on siis viinud nagu dividendi määra nagu ülespoole. Jah, kõik on õige, lihtsalt me vaatasime isegi natuke pikemat trendi, et noh, ütleme siis viimase 4 aastaga on aktsia peaaegu 2 korda nagu kukkunud, aga iseenesest tänases rahutusmaailmas toiduannete sektor on üks selline
noh, ütleme toitus ikka ostma pead, on ju, et ta sellest nagu mööda ei saa nagu minna. Nestle tegelikult on maailma üks võimsamad toiduainete tööstuse ettevõtteid ja noh, tema ka tegelikult ajaliselt nagu ajas nagu dividende vaikselt nagu kasvatab, mitte küll väga kiires tempos, aga ikkagi kasvatab ja noh, tehniliselt on ka ostuks nagu suhteliselt hea koht, noh täna hommikul ka nende India arvus näiteks tulid oodatust paremad tulemused, et me jah, ei oota sealt mingit väga kiiret tõusu, aga noh, ma ei välista, et see aktsia võiks siin ka, ma ei tea, 5 aastaga kahekordistada, kui noh, maailm natuke nagu rahulikumaks läheb, et toiduainete tööstus on, ma arvan, koht, kus olla on ja noh, raske on leida võib-olla paremini ajutatud toiduainete tööstuse ettevõtted, kui on Nestle täna nagu maailmas on ju, et sellise teema on ju. Siis Raul, 20-aastane noormees, tahab siis üles ehitama hakata oma indeksite aktsiate positsiooni ja tal on küsimus, et mis selleks siis instrumendiks valida, mis kõige parem on, et kas Nasdaq 100 või SP500, noh kuna SP500-st, noh ta kirjutab, et kolmandik on MAX 7, noh tegelikult on rohkem on ju, et tegelikult ongi vist kolmandik, et top 10 aktsiat on seal 40% kandis ja et noh, kumba siin nagu valida või siis hoopis võtta hoopis mingi globaalne indeks, võtta ka mingit Euroopa indeks, et noh, ma ütleks, et väga palju sõltub, et kui palju sul raha on, et kui sa kirjutad, et noh, sa hakkad alles üles ehitama, sa oled 20-aastane, tõenäoliselt ei ole need summad väga suured, noh siis sõltub sellest riskitaluvusest ka muidugi ja teiselt poolt, mis on see investeerimishorisont on ju, et noh, ajalooliselt nendest jah, kõige rohkem on tõusnud Nasdaq. Noh, ütleme lihtsalt indeks, ütleme siis risk on ka nagu suurem. Noh, me ei tea, ütleme jah, kuidas su enda nagu psühholoogia on, et kui sa ootad nagu kõige suuremat kasvu, noh samas me teame, et noh, täna need USA aktsiad on ju noh, tegelikult fundamentaalselt suhteliselt kallid, et mina võib-olla isegi võtaks sellise globaalse indeksi on ju, noh, kus on nagunii USA 70%. Saad ju väga palju sellega nagu nii kaasa, aga natuke riski mandad. Jah, ja see dollari teema ka on ju, aga kui sa hakkad noh, tõesti nagu nullist enam koguma, noh, ega siis väga vahet ei ole, kui ta nagu kukub või dollar kukub, et noh, pigem on küsimus, et sul seda distsipliini nagu jaguks on ju, et see on nagu oluline, et noh, aga kõik need valikud on okeid, et no mina võib-olla võtaks selle globaalse, kui ma mõtleks sinu asemel on ju. Jah, ideaalne võimalus alguses ennast tundma õppida ja siis sammult edasi liikuda, et see ongi kõik niisugune pikk protsess enda portfelli üles ehitamine ja katseta erinevaid asju, vaata, kus sul rohkem teadmisi on. Jah, ja siis Sergei on ka meile kirjutanud, et tänab saadet ja siis AI on talle ikkagi selline südamelähedane teema ja eeskätt ta on ka siis vaadanud need, ütleme, erinevad tarkvarafirmasid, ta toob selle samasse API välja, toob Salesforce'i välja ja noh, siis ta küsib ka, et noh, mis see mõju siis võiks nagu olla, et noh, AI tuleb ja et kuidas siis need mitmed tarkvarafirmad siis nagu, kas nad jäävad nagu ellu või võtab siis nagu AI nende nagu töö ära, et ma ei tea, ma pigem arvan, et tarkvarafirmad kuidagi selle AI seavad oma nagu ärimudeli osaks või, kuidas sulle tundub, et ma päris nagu seda ei usu, et nüüd SAP ja need peaks nüüd päris ära kaduma, nii et ja ma arvan ka, et lõpuks, kui see muutubki nii efektiivselt ja seda on kerge implementeerida, ehk siis liita oma tarkvara või millega iganes, siis see kõikide huvi on ikkagi seda liita ja oma efektiivsust tõsta, on ja. Aga noh, kui kaua sellega läheb, erinevatel asjadel võib-olla on raskem seda nii-öelda oma süsteemidesse liita ja et seda näitab ainult tulevik, et kindlasti ta midagi nagu ära ei kaota. Ja siis noh, teine küsimus on AI mõju nagu finantssektorile tervikuna, et noh, kuidas, kas siis AI võtab sealt mingid funktsioone nagu üle ja ta küsib ka, et kuidas meie pangas, et kas me juba kasutame siin mingid AI tööriistu, et noh, eks me ikka mingeid asju kasutame siin, on ju, aga ma arvan, et need on pigem sellised nagu noh, lapsekingased asjad veel on ju, et aga ma arvan, see tulevik on ka kuskil seal noh, ütleme, eks pangad peavad ka siis ju kohanema ja võtma efektiivsuse peale, pigem ma näen, ütleme, igasuguse regulatsioonide seadusandluse poole peale, kus on sellist nagu rumalat tööd hästi palju, igavat tööd, et seal võiks nagu AI nagu aidata. Nii et. Ja noh, ütleme siis Sergeil oli ka noh, ütleme kolmas palve oli see, et kui vähegi võimalik, siis meie saade võiks olla 10 minutit pikem kui tavaliselt, noh tavaliselt meil on olnud see 45 minutit, praegu vaatan on 58 minutit, ehk me oleme siis teinud isegi 3 minutit rohkem, kui Sergei on nagu palunud, aga ma arvan, et sellega Martin tõmbame siis tänaseks otsad kokku, täname ja kindlasti siis kohtume juba järgmisel nädalal uuesti. Ja, järgmise korra kohtume. Ja, kõik head, kuulmiseni!
hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.